Miks abielluda? Tänapäeval elavad naised ja mehed koos ilma paberita ehk vabaabielus. Ja kui tekivad erimeelsused, siis nendel on lihtsam teineteisest lahku minna ja uut elu alustada. Aga mida ütleb Jumala sõna? Apostel Paulus kirjutas ühele kogudusele, mis asus Korintuse linnas 1. sajandil. Nüüd selle kohta, millest te kirjutasite, on hea, kui mees ei puutuks naist. Paulus nüüd vastab konkreetsele küsimusele, kas on hea, kui mees ei puutuks naist? Või teisisõnu, kas on hea, kui mees ei abiellu ja et tal ei ole üldse seksuaalseid suhteid? Nüüd tuleb vastus. Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine, igal naisel oma mees. Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. Piibel räägib päris otseselt, et Jumal on andnud inimestele seksuaalseid vajadusi ja neid tuleb rahuldada abielu sees. Jumal ütleb veel kirjas heebrealastele. Kõikide juures olgu abielu au sees ja abielu voodi rüvetamata, sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielu rikkujaid. Selge pilt. Jumal nimetab kõike seksuaalseid suhteid, mis ei ole abielu sees, abielu rikkumiseks ja hooramiseks. See on päris mustvalge. Kui naine petab oma meest, siis on see abielu rikkumine. Kui üks poiss magab oma tüdrukuga, on see hooramine. Äkki keegi mõtleb, kunagi oli nii traditsiooniline abielu, aga nüüd me oleme inimkonnana nii kaugele jõudnud, et selliseid reegleid lihtsalt ei ole enam vaja. Ja inimesel on parem, kui ta saab seda natuke vabamaks võtta. Tõesti, kas tõesti teame Jumalast paremini? Järjepidevalt näitavad uuringud, et kõige parem kooselamise võimalus ongi abielu. Näiteks raamatus Why Marriage Matters, Reasons to Believe in Marriage in Postmodern Society vaadatakse neid uuringuid ja tuleb välja, et näiteks kodune vägivald on 2 korda rohkem vaba abielude perede seas kui abielu inimeste seas. Ja äärmine vägivald on lausa 5 korda rohkem vaba abielu inimeste seas kui abielu inimeste seas. Ja kuidas see mõjutab lapsi, eriti kui nad ei ela oma bioloogiliste vanematega? 64% laste kuritarvitamist on tehtud ema poisi sõbra poolt. Lastel on kõige turvalisem, kui nad elavad oma bioloogiliste vanematega. Aga kas vabaabielu ei ole siis naistele parem? On rohkem kui 3 korda tõenäolisem, et vabaabielus naised kannatavad depressiooni tõttu kui abielus naised. Ja lõpuks seksuaalne rahuldus. Nemad, kes vastasid, et nad on äärmiselt või väga rahul oma füüsilise naudingu ja emotsionaalse rahuldusega, on ikkagi need, kes on abielus oma esimese partneriga. Ja see raamat, The Case for Marriage, Why Married People Are Happier, Healthier and Better Off Financially,
toovad välja näiteid ja uuringuid, mis näitavad, et abielus inimesed on õnnelikumad, nendel on parem tervis ja tavaliselt nendele läheb rahaliselt paremini. Mida me võime siis järeldada? Abielu on kahtlemata kõige parem koos elamise võimalus. Ja miks me peaksime üllatunud olema, kui tuleb välja, et kogu aeg meie looja teadis, mis on meile kõige parem. Aga mis siis, kui sa oled juba oma mõistuse järgi tegutsenud ja oma vigu teinud? Ükskõik, kus sa oled oma eluteel, võid sa juba täna Jumala seaduse järgi elama hakata ja järelikult Jumala õnnistusi kogeda. Jumal väga armastab sind ja tahab sulle kõige paremat.